tere taas Autoneti proovisõitu vaatama. Öeldakse, et loodus ei salli tühja kohta, ka Lexus ei salli. Ja kui vabaneb nišš väikse linnamaasturi jaoks, siis see tuleb ka kiiresti täita. Ja täna me uurimegi lähemalt, mida kujutab endast uus Lexuse pisimaastur NX. Peatumaks NX-i disainil peame alustama seekord hoopis tagant. Nimelt näiks, et kogu NX-i välisdisain saab alguse siit. Kõik jooned algavad, voolavad siis ette otsa välja. Meenutab justkui suurel kiirusel atmosfääri sisenevat meteoriiti, mille ümber sädemed ja kuumad joad just niimoodi voolavad. Nii nad liiguvadki siit üle terve kere esiotsa välja, mis lõpeb Lexuselt tuntud sellise liivakellakujulise esivõrega. F-Sport modifikatsioonidel, nagu meil täna on ta selline kärgja disainiga. Lexuses öeldakse, et see on liivakellakujuline. Minu arvates meenutab see Darth Vaderi kiivrit ja kogu selle agressiivse ninaosaga üldse sulandub, harmoneerub see täiesti ideaalselt. Tuled on nagu viimastel Lexustel ikka, päevasõidutuled on eraldi plokina välja toodud, siin me näeme 3 LED-prožektoriga tulede plokki, suunatuli ning udutuli siia alla ära peidetud. Kogu tagaosa disain on just tänu nendele kitsatele tuledele minu arvates väga hästi välja kukkunud. Pagasiruum just üübermahukas ei ole, kuigi siia alla on peidetud veel üks vanipaik ja täissuuruses varuratas, aga põhiline põhjus on selles, et siia alla mahutatakse ka hübriidajami akud. Küll aga üllatab tagaistujatele mõeldud ruum. See iste on praegu maksimaalselt taga ja näete, ütleme, kui just mitte väga pikkade inimestega tegu ei ole, siis mahub siia täiesti vabalt istuma, kui suures ees on ruumi väga palju. Ainus, mille üle nuriseda saab, on pearuum. Muidugi, kui siin pidevalt pikad inimesed sõidavad, saab ju istme seljatuge alla lasta ja ka ennast päris mõnusalt tunda. Teisest küljest on alati võimalus ju valida mitte seda klaasist katust, vaid tavalise metallkatusega versiooni. Aga mis seal salata, selline üle terve auto avanev suur klaaskatus on ikka päris edev küll. Kuigi tegu on Lexuse pisimaasturiga, siis ka ees on ruumi täiesti piisavalt. Lisaks F-Sport modifikatsioonil on istmed väga mugavad, nad on sellised edevat punast värvi, mitmel pool näeme punasega tepitud niiti ja üldse on panustatud päris kõvasti siin silmailule. Nagu me kuuleme, on sõita üsna vaikne. See kehtib küll ainult ühtlase kulgemise puhul. Kõik Eestis müüdavad NX-id on hübriidajamiga, kus on üks sisepõlemismootor, mis töötab bensiinil ja 2 elektrimootorit, üks, mis toimib esimesele, teine, mis tagumisele teljele. Kui me nüüd kiirendame, siis kõigepealt läheb üks mingisugune sekund, enne kui auto suudab otsustada, millisesse režiimi kõik need mootorid on vaja sättida. Ja kui see on tehtud, siis hakkabki kostma see võimas mootoriurin ning auto hüppab edasi. Tõsi, erilist sportlikkust sellelt autolt siiski loota ei ole. Juhitavus on päris hea, arvestades auto suurt massi, mis ulatub 1,9 tonnini. Meie tänane testiauto on NX300H. Siia varustusse kuulub 2,5 liitrine bensiini ja 2 elektrimootorit. Summaarne võimsus on 197 hobujõudu. Sõidetud saab, võiks muidugi olla äkilisem. Veel üks pisikene nüanss välisdisaini. Uutel Lexuse hübriididel enam ei ole summutit. Õigemini see on ära peidetud põhja alla, loomaks illusiooni, nagu tegu oleks täiesti keskkonnasõbralike autodega. Aga seda ta põhimõtteliselt ka on, sest Lexuses lubatakse keskmiseks kütusekuluks nii raske auto puhul üle 5 liitri 100 kilomeetri kohta. Me täna ei jõudnud peatuda väga mitmete lahedate lisade juures, mida see auto pakub, aga selline ta juba kord on, see uus Lexuse pisimaastur NX. Aga kui huvi tekkis, siis ma tõepoolest soovitan minna esindusse, küsida proovisõitu ja lasta kõik selle auto eripärad endale põhjalikult selgeks teha.
see kindlasti saab olema väga huvitav kogemus, aga meie näeme teiega juba järgmisel nädalal. Seniks nägemist!